Tere päevast, kauplejad, investorid ja aktsiaturuhuvilised. Minu nimi on Igor Dorošenko ja eetris on mu aktsiaturu ülevaade video. See on meil selline saade, kus me vaatame aktsiaturu pikaajalisemat pilti, erinevad makronäitajad ja firmade fundamentaalsed näitajad. Vaatame siin kvartaalsed tulemused üle. Ja tänases saades meil tuleb siis juttu päris palju teemasid kattub tegelikult eelmise videoga, kuna see on hetkel sellist nagu kuumad teemad turul, sest siis räägime nendest natukene rohkem siin mitmes videos järjest, et kiirenev inflatsioon kindlasti selline nagu kuum teema, SpaceX ja IPO, pooljuhtide sektor näiteks ka ja CAPEX-id, et täna jällegi räägime sellest, uued graafikud, uued mõtted selle kohta, siis tarbijate säästudest ka räägime ja natukene väike selline analüüs, väiksed graafikud kaalulangetuse ravimite turu arengust. Seal Goldman Sachsi prognoosid meil on olemas. Ja siis vaatame mõned kvartaaltulemused, sealhulgas ka värsked mikrooni tulemused, et Kuru Focuses andmed juba ilmusid ja ma jõudsin just siin enne saade salvestust need ka siia lisada. Lisaks tulevad seal Oracle, Adobe, Accenture ja Paychexi tulemused ka. Tänan teid kohe ette likeide ja kommentaaride eest muidugi, et likeid on lihtne viis mind tänada selle video eest, et mul kulub tavaliselt päris mitu tundi, isegi päeva, et need slaidid kõik siin ette valmistada, siis salvestada, üles panna, jagada teiega need videod, nii et oleks väga hea, kui te saaksite tänuseks mulle ka like'i panna ja kui teil on mingid küsimused, kommentaarid, ärge unustage need ka selle video all. Ja eelmised videod said kenasti üle 100 laiki, seega mul on motivatsioon edasi teiega infot jagada on olemas. Ja kui teil on rohkem huvi ka kauplemise vastu, et mul on siinsamas YouTube'is võimalus liituda tasulise kanaliga, näiteks siin video all vajutades join nupule. Et siin tasulisel kanalil YouTube'is ma pakun kauplejatele võimalust siis koos minuga turu jälgida, et seal 3 videot nädalas tuleb, esmaspäeval turuanalüüsis, teisipäeviti, neljapäeviti tavaliselt, siis kui turg on avatud, teeme otseülekanded. Siis põhimõtteliselt pakun võimalust kõrvalt vaadata, kuidas üks professionaalne kaupleja, kellel on peaaegu 20 aastat kogemust juba, siis turu analüüsib, turul kaupleb, näitan seal striimidel alati kõik oma kauplemisportfelli positsioonid, räägin täpsemini, miks ma neid võtsin, mis on mu kauplemisplaanid ja nii edasi. Et kui on tõsisem huvi kauplemise vastu või tahaksite rohkem sellest teada, siis kindlasti soovitan liituda ka tasulise kanaliga. Aga alustame nüüd siis meie tänase saade teemadega ja esimene teema meil on kiirenev inflatsioon. Et oleme sellest juba ka eelmistes saadetes rääkinud, et inflatsioon meil hakkas uuesti kiirenema ja siin me saimegi värsket infot, hiljuti CPI, Consumer Price Index, tarbijate inflatsioon. Me näeme, läks üle 4%, 4,2% oli viimaste andmete järgi, see on siis mai inflatsiooninumbrid. Kuigi siin väga suur osa tuli just sellest nagu kütusehinna tõusust nüüd, sest kui me vaatame niinimetatud core CPI-d, mis on siis inflatsioon ilma toidu ja kütuseta, siin me näeme, et see on ka hakanud vaid tõusma, aga see on 2,8%, et tegelikult sellist nagu suuremat tõusu nagu siin me ei ole näinud, et seega siin võibki teha järeldus, et see on toidu ja kütusega ja kuna me teame, et just nafta hind oli kõrgemal tasemel aprillis-mais, siis võimegi siin eeldada, et tegelikult see oli sellega seotud. seega ühelt poolt on põhjus nagu oodata, et võib-olla siis, kuna nafta hind nüüd läheb madalamale, et siin see hakkab langema, aga meil hakkab tekkima inflatsioonisurve teisest kohast, sest täna räägime ka, et mis inflatsioonisurve see on. Teile oli uudis ka näiteks, et Apple tõstab telefonide hinnad, et see on üks osa sellest ka, tegelikult tarbijate hinnad tõusevad nüüd mitte ainult energia tõttu, näiteks ka iPhone'id kallinevad ja erinevad arvutikomponendid, et siin kohe ka graafik selle kohta tuleb.
ja siin eile tulid meil ka PC andmed, et teise metoodika järgi arvutatud inflatsioon siin on nats väiksem kui CPI, aga ka me näeme 4,1. Ja meie analoog 70-ndatega, kui oli ka kõrge inflatsioon ja oli kaks sellist nagu inflatsioonilainet, siin me näeme, et esimene laine ideaalselt läks sellega, mis toona oli, muidugi protsendid olid teised, et siin hetkel meil tipp oli kuskil 8% juures, toona 70-ndates see oli 12%, et siin on erinevad skaalad meil, et me vaatame lihtsalt nagu sellist kujulist muutust nii-öelda, mitte täpselt nagu protsentides. aga jah, siis 70-ndates oli teine inflatsioonilaine, tegelikult inflatsioon läks isegi kõrgemale, nüüd me näeme, et hakkab tõusma, et kas see tõus jätkub, noh, kütuse tõttu vist mitte, aga äh, mis võib olla siis teised sellised nagu mõjutajad ja seda me näeme siis ka tegelikult, kui me vaatame PPI, Producer Price Index ehk tootjate inflatsioon. kõigepealt hinnad tõusvad tootjate jaoks ja siis nad tõstavad hinnad lõpptarbijate jaoks. ja siin, mis me näeme, et tavaline inflatsioon oli 4%, 4%-st nad kõrgemal, PPI juba 6,5% tõusnud. ja isegi core PPI ilma toidu ja kütused on ka 4,9%. ehk see tegelikult viitab sellele, et see core CPI võiks ka hakata tõusma, sest hetkel me näeme sellist nagu survet tootjate marginaalidele, et see graafik allpool näitab meil, kui see on roheline, ta näitab, et CPI kasvab kiiremini kui PPI ehk tarbijate hinnad kasvavad kiiremini kui tootjate sisendhinnad, mis on nagu positiivne nende jaoks, et nende marginaalsus suureneb. kui on vastupidi, sisendhinnad kasvavad kiiremini kui tarbijate hinnad, siis tegelikult sinu jaoks hinnad tõusevad kiiremini kui su need müügihinnad, siis see on nagu negatiivne surve marginaalidele. Me näeme, et hetkel oleme juba siin mitu kuud uuesti selles olukorras, et hetkel jah, sisendhinnad kasvavad kiiremini kui siis nagu tarbijate hinnad ja seega on siin eeldus arvata, et CPI ikkagi sõltumata sellest nafta hinnast võiks ikkagi hakata ka veel tõusma. ja üheks suurimaks nagu muutujaks, et me vaatasime, et näiteks elektri hind kasvab ka tänu sellele, et palju andmekeskuseid ehitatakse, konkurents energia vastu, kes saab endale elektri liitumise, kes on valmis rohkem maksma ja see nagu tõstab seda elektri hinna. aga siin me näeme ka PPI, Producer Price Index, üks inflatsiooni komponent on põhimõtteliselt sellised nagu arvutikomponendid. ja siin me näeme alates eelmise aasta juunist, siin on mäluhind, erinevate kiibide hinnad, me näeme, et see järsult on tõusnud, et viimase 4 aastaga meil oli siin selline vaikne tõus ja siis selline nagu järsk tõus on toimunud hetkel. et erinevad jah, põhimõtteliselt tänu andmekeskuste ehitamistele väga palju erinevaid elektroonilisi komponente läheb kallimaks. Siin veel paar sellist nagu graafikut, mis ütlevad meile, et kõrge inflatsioon ei ole tavaliselt hea aktsiaturu jaoks. et esimene graafik näitab meile, kui CPI tõuseb 4%-st kõrgemale, et me nägime, et ta on just tõusnud 4,2%-ni, siis tavaliselt järgmise 3 kuuga S&P on -4% ja -7% järgmise 6 kuuga. et siin me näeme siis sellist nagu keskmised näitajad välja toodud, need ajad, millal CPI läks 4%-st kõrgemale, et siin me näeme ka 60-ndat, 70-ndat. no tegelikult, kui vaadata niimoodi nagu erinevat aastat, performance oli üsna erinev 3 ja 6 kuuga, et siin mõni aasta tegelikult 68 me nägime isegi turg on tõusnud. aga 87 näiteks oli siin -20, -27% langus. noh, enamik ikkagi nagu kas turg langeb või näitab sellist nagu väga nõrga tõusu, et see võib-olla ongi siin erand. 68, aga ülejäänud aastad tegelikult, eriti aasta või 6 kuu pärast, on veelgi suuremad miinused, et tegelikult see on jah, negatiivne. ja siin veel üks graafik, mis näitab meile sellist nagu huvitavat vahed Ameerika töötuse määra vahel ja siis inflatsiooni vahel. ehk põhimõtteliselt, kui me näeme siin hakkab inflatsioon olema suurem kui töötus, ehk põhimõtteliselt see joon läheb meil nullist madalamale, see on tegelikult
ka mingi selline nagu ohtlik koht turul, et me näeme, et millal selline asi on juhtunud siin 90-ndates, 2000 teekmulli lõhkemine, 2007, 2008 ülemaailmne finantskriis, juulis 2021 ja siis me saime 2022 karuturu ja nüüd uuesti põhimõtteliselt siin oleme selles kohas, et see ka üks selline nagu indikaator, mis viitab, et turul on midagi sellist nagu, mis varem läks kokku sellise nagu kriisidega või turulangusega. Rääkides siis tarbijast, et põhimõtteliselt jah, noh, juba loogiliselt mõeldes, et kui sul on nagu töötuse määr on madalam kui inflatsioonimäär, et või vastupidi, kuidas see oli nagu, jah, see oli nagu põhimõtteliselt inflatsioon kasvab kiiremini. Et siin tarbijad tegelikult me rääkisime sellest ka, tarbijate kindlustustunne on ülimadal ja tegelikult noh, kiireneva inflatsiooniga, kui sul sissetulek nii palju ei kasva, siis sa ei saa nii palju nagu tarbida nagu varem, sa pead laenu võtma, et nii palju tarbida, või sa pead oma tarbimist vähendama. Ja mis me näeme hetkel, kui me vaatame sellist nagu näitajat, nagu Ameerikas mõõdetakse tarbijate säästumäär. Ja siin me näeme, et see on viimaste andmete järgi, siin on langenud ülimadalale tasemele, et siin kuskil 2,5% on see tase. Ja nii madalal tasemel tegelikult me näeme, et viimati see oli siis, kui peale koroonat kõik raha, mis jagati, oli kulutatud, et siis savings rate läks ülimadalale. Ja väga madalale ta läks enne ülemaailmset finantskriisi 2005, 2006, et põhimõtteliselt seal ka arvati, et kinnisvarahinnad tõusevad alati, pole vaja raha üldse säästa, et alati saab seal, kinnisvara hind tõuseb, saab lisalaenu võtta kinnisvara tagatisel ja põhimõtteliselt kõik võtsid ka laenud, et keegi ei säästnud raha. Ja siin me näeme jah, et siis siin järgnes kriis, et hetkel ka oleme siis lähenemas selle 2,5% tasemele, mis näitab jah, et tarbijatel on vähem ruumi mingid lisakulutused teha või siis mingid erakorralised kulutused teha, kui säästud on rekordmadalal. Siin on veel üks huvitav graafik, mis näitab meil sellist nagu korrelatsiooni, et ütleb, et tõusvad varade hinnad panevad siis tarbijad vähem säästma. Ja siin me näeme, see punane joon, see on põhimõtteliselt seesama joon, ta on vastupidi, see punane joon siin üleval, see on siin punktiirjoontega ja see on siin see skaala inverteeritud, ehk me näeme, et hetkel see on rekordmadal, siin 2005, 2007, see on see koht, ta oli rekordmadal. Ja põhimõtteliselt punane joon näitab meile siis kodumajapidamiste need net wealth ehk selline põhimõtteliselt, kui rikkad nad on ja Ameerikas suurem osa varadest majapidamistel, kodumajapidamistes moodustavad aktsiad ehk sellised nagu noh, mitte ainult aktsiad, vaid kõik, mis on seotud nagu väärtpaberite turudega, aktsiad, võlakirjad ja nii edasi. Ja kui turul läheb hästi, siis inimesed tunnevad ennast jõukamana ja siis nad vähem säästavad ka seetõttu, et siin me näeme, et tegelikult see graafik näitab meile, et kui selline nagu net wealth läheb kõrgemale, siis sellega läheb, see on siis inverteeritud skaala, siis sellist säästmine määr läheb madalamaks ja hetkel meil ka varade hinnad on ülikõrgel tasemel, turg on ülikallis ja inimesed seetõttu ka vähem säästavad, pigem Lõuna-Koreas isegi vist laenatakse raha ka, et rohkem sellist nagu mikrooni aktsiat osta. Ja veel üks graafik, mis näitab meile sellist, et tarbijatel läheb ka hetkel halvasti, et neil nagu, kuhu need säästud läksid, me näeme, et tegelikult kulutused, spending pole väga palju langenud, aga sissetulekud hakkasid siin vähenema ja põhimõtteliselt, kuidas seda vahet katta, et muidu nad suht hästi siin kaotavad, tõusevad sissetulekud, tõusevad
kulutused, et siin 2020 sissetulekud kukkusid, siis kukkusid ka tarbijate kulutused. Ja nüüd on põhimõtteliselt selline nagu divergents, kulutused pole veel väga palju kukkunud, samas sissetulekud juba langevad. Et see ka ei saa nagu kaua kesta, säästad mingi hetk, saavad otsa või siis võlad on juba liiga suured, et siis ei saa juurde võlga võtta. Mingi hetk peaks siis selline nagu tarbimine ka väiksemaks minema. Et sellest just seetõttu eile näiteks meil Apple'i aktsia palju kukkunud, et Apple tõstab hinnad, aga kui tarbija juba hetkel on raske endale midagi lubada, siis kuidas ta kõrgema hinnaga näiteks iPhone'id hakkab ostma, et seetõttu Apple'i aktsia reaktsioon oli eile suht negatiivne, et kõrgem hind ei tähenda, et sa saad nagu rohkem müüa. Turg on hetkel siis jah, me näeme, et säästetakse vähem, varade hinnad üle kõrgel tasemel, kõik on nagu suht hea. Aga kas see võib olla mingi meil ohumärk, et tegelikult kui me vaatame sellist nagu kombineeritud valuatsioonimeetrikut, mis sisaldab ennast siin trailing price to earnings ratio't, forward, KPI, price to earnings ratio't, price to balance, price to sales ja erinevad siin market cap to GDP, on sealt kõik need nagu kombineeritud kokku ja siis tuleb üks selline nagu sinine joon, indikaator, mis näitab meile siis sellist nagu turukallidust või soodsust. Ja hetkel me näeme, et oleme siin, jõudsime rekordkõrgele tasemele selle indikaatori järgi, et eelmine kõrge tase oli 29, siis oli siin suur kriis 65, olime kõrgel tasemel ja siin 2000. Siin meil oli siis Tecmul, siin meil oli Nifty 50 aktsiad. Ja noh, me näeme ajaloos tegelikult, et siis see kogu aeg liigub meil niimoodi nagu lainetega. Ja mis laine siin tuleb, kas jääme alati siin kalliks, noh, mõnda aega, mõned aastad siin isegi me näeme, et see on peaaegu siin 10 aastat periood. Hind oli aktsiatel nii kõrge, aga siis ikkagi mingi hetk tuli korrektsioon, nii et see mingi hetk tuleb, turg tuleb uuesti odavam. Küsimus on jah, millal, et see on meil siin päris suure skaalaga, ajalise skaalaga graafik, et siin 2030 on siin lähedal, et võime olla kas 2030 ka veel kallis, aga võime selleks ajaks ka teha mingi suurema juba korrektsiooni valuatsioonides. Muidugi selline nagu kõrge valuatsioon, et eelmises videos ka sellest rääkisime, inimesed on valmis raha maksma ükskõik mille eest, tavaliselt kui on kallis turg, hinnad on kõrged, kõik usuvad, et hinnad kasvavad edasi ja siis kasutatakse tihti seda aega selleks, et oma firmad börsile viia, et võimalikult kallilt seda nagu müüa. Et räägimegi siin veel kord sellest SpaceXi IPO-st, et see on nüüd toimunud ja muidugi me näeme, et SpaceXi aktsia esimesel kauplemispäeval just retaili seas oli see IPO eriti populaarne. Et Elon Musk selline nagu retail kauplejate, investorite selline nagu jumala figuur võiks öelda, et kõik temaga seotud projektid alati nagu omavad suurt sellist nagu usupreemiat võib öelda, et seal aktsia hind sõltub siis kasumitest, käibetest tavaliselt ja Elon Muski firmadel seal lisandub selline nagu Elon Muski preemium juurde. Et nii oli ka SpaceXiga, tegelikult me näeme, et esimese kauplemisnädalaga võrreldes kõige teiste varasemate IPO-dega oli kõige suurem selline nagu käibe või ostmine retail kauplejate vahel, see on tegelikult ostud miinus müügid ehk palju kokku ostsid siis. Ja me näeme, et siin Rivian teisel kohal oli umbes 2 korda väiksem ostuhuvi, siis Coinbase, Uber ja teised on siin juba palju väiksemad. Palantir oli siin palju väiksem ka näiteks. Ja kui vaadata siis selle IPO nädala, et me näeme siin 450 miljoni liikus SpaceXi retail raha, kui vaadata, mis tegid samal ajal siin Magnificent Seven aktsiad, siis
Me näeme, et siin net oli 158 ja mõnedest aktsiatest siin Apple'ist, Teslast näiteks oli väljavool. Tundub, et ühest Musk'i projektist raha voolas teise Musk'i projekti, aga jah, huvitav on siin sellest graafikust just see, et ainuüksi SpaceX'iga kaubeldi või investeeriti SpaceX'i rohkem kui sellistesse nagu kindlamatesse firmadesse nagu Magnificent Seven aktsiad. Ja kiiresti on jõudnud SpaceX seal kõrge valuatsioonini, et siin oli isegi rohkem kui 2 triljoni valuatsioon, et see graafik näitab meile siis siin skaalal me näeme, palju on firma käibe ja siin me näeme, palju on firma valuatsioon, et siin meil kõige kõrgema valuatsiooniga 5 triljonit siin Nvidia, aga tema käibe on siin 20 miljardi eest, me näeme, et Amazonil ja Walmartil palju suurem käibe siin 700 miljardi juures, aga nende valuatsioon on siis madalam, eriti Walmartil. Et millest see tuleb? No muidugi kasum, mis nad sellest käibest saavad, et Nvidial on palju kõrgem marginaal kui Walmartil hetkel. Kas see püsib nii kõrgena, noh, selles on küsimus. aga jah, me näeme, et SpaceX siis oma turukapitalisatsiooni järgi on nende aktsiate seos nagu Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft ja Amazon. samas kui tema käibe on siin nagu mega väike võrreldes nende firmadega, et näitab, kui põhimõtteliselt kallis valuatsioon hetkel SpaceXil võrreldes tema käibega ja temal mingit hullut marginaali ka ei ole. samas tulevikud SpaceX ka väga palju hetkel nagu CapEx'i ei investeeri nagu teised hyperskaalerid hetkel siin me näeme. SpaceX'i kulutused ja võrreldes siis Amazon, Alphabet, Microsoft ja Meta omaga. et 2025 siis selle aasta kokku me näeme, et siin SpaceX ja järgmise aasta prognoosid, noh, üsna väiksed kulutused võrreldes nende teiste hyperskaaleritega. Üks osa SpaceX-ist, miks võrreldakse seda CapExiga, et üks osa SpaceX-ist on ju XAI, et just selline nagu tehisintellekti äri, mis peaks ka just päris palju kasvama. Siin veel üks huvitav graafik, mis näitab meile seda, et siis 180 päeva pärast turul tuleb siis väga palju SpaceX'i aktsiaid, ehk põhimõtteliselt hetkel, kui nad tegid IPO-d, siis turul hakkas kauplema umbes 5% aktsiatest. Ja siis me näeme, et siin hakatakse mõni aeg pärast, et tavaliselt, kui tehakse IPO-d, siis mõnda aega need, kes IPO-ga aktsiat ostavad või kellel need aktsiad varem olid, nad ei tohi müüa, et põhimõtteliselt tehakse seda selleks, et aktsia hinna mitte väga palju survestada kohe nagu madalamale, et peale IPO-d vähemalt mõnda aega kaupleks veel heal tasemel. Ja siis hakatakse siis mõni aeg pärast vabastatakse siin näiteks 20% aktsiatest ja muutub kaubeldavaks, siis turul saab kaubelda 25% kõikidest aktsiatest, siis me näeme august 21 siin veel 7% lisandub ja nii edasi. hakkab siin lisanduma, siin me näeme ka sellise nagu trepiga joonistatud, kuidas need aktsiad hakkavad siin lisanduma juurde ja lõpuks siis detsembriks meil peaks olema juba 58-60% aktsiatest olema börsil kaubeldavad ja juuniks 2027 põhimõtteliselt saame kõik SpaceX'i aktsiad börsil kaubeldavaks. Et jah, et see näitab siis seda põhimõtteliselt, isegi kui hetkel SpaceX avaneski kõrgel tasemel, kõige kõrge valuatsioon, et kõik ei saa seda raha kätte, nii-öelda seda valuatsiooni, seda müüa, et siis augustis tekib esimene selline nagu suurem võib-olla insiderite müügilaine, kui 27% aktsiatest veel tulevad kaubeldavaks, et neid saab müüa. ilmselt suur osa sellest rahast sellise valuatsiooniga varasemad investorid tahaksid ikkagi rahaks teha. nii et tasub SpaceX'i IPO-ga selles mõttes ettevaatlikum olla. et väga palju sellist nagu algseid investorid, kellel on nagu väga palju realiseerimata kasumit ja nad tahaksid seda nagu rahaks teha, et nad võivad hakata seda tegema. vaieldamata SpaceX oli väga suur IPO, et me nägime ka eelmine aasta, et see oli nagu seal rekord IPO-de vahel. ja siin graafik, mis näitab meile, kuidas S&P 500 tavaliselt kaupleb
või on kaubelnud viimase 30 aastaga, kui on olnud sellised nagu neli suurimat IPO-d viimase 30 aastaga. ja siin me näeme, et tegelikult peale seda IPO-d turg tavaliselt on liikunud ikkagi kõrgemale. Nii et vaatame, kas seekord peale SpaceX ja IPO-d turg liigub natukene kõrgemale ja siis seal veel OpenAI ja Anthropic jõuavad oma IPO-d teha või seekord SpaceX tegigi IPO-d täitsa tipus ja võib-olla sellist nagu edasist tõusu ei näe, aga noh, ajalugu ütleb meile, et tavaliselt mõnda aega veel siin 60 päeva peale seda IPO-d turg tavaliselt liigub ikkagi veel kõrgemale umbes siin 6-8% võrra. Ja rääkides Anthropicust ja OpenAI-st, et siin parempoolsel graafikul me näemegi põhimõtteliselt siis palju raha oli tõstetud IPO-dega, et siin eelmine rekord oli 2021, siin on, meil on andmed alates 2015 ja see aasta me näeme põhimõtteliselt siin kolm IPO-d, SpaceX, OpenAI ja Anthropic, juba 160 miljardit planeeritakse. no muidugi küsimus OpenAI ja Anthropic, kas nad teevad IPO-d või mitte, OpenAI vist ütles, et nad lükkavad nad kõrgemale ja Anthropic, siin me näeme nende käibe ja palju nad raha on tõstnud, et hetkel siin viimase tõstmine oli 65 miljardit, et seal oli ka valuatsioon vist triljoni lähedal juba. aga siis, mis siin on huvitav, et nende käibe on samal ajal 45 miljardit annualized ehk põhimõtteliselt selline nagu, et see ei ole teenitud, vaid see on see, mis nii-öelda nagu vaadates hetke seisu, mis on see, oleks selline nagu aastane käibe. ja no mis on huvitav, et raha tõstetakse rohkem, kui nende käibe on hetkel ja me näeme, et siin viimaste tõstmisega just 2025, 2026 selline nagu käibe hakkas kasvama ja hakati palju rohkem raha tõstma ka. et noh, muidugi, kui sa põletad raha ja hetkel on sinu tehnoloogia väga kuum, et miks mitte teha IPO-d, et siis saab ka päris kõrge hinnaga oma aktsiat müüa. siin veel paar graafikut IPO-de kohta, et siin on natukene teine info, kui eelmisel graafikul me nägime, et siin 2021 näiteks oli kõrgem kui praegune aasta, mis siin planeeritakse, siis kui seal olid vist kõik firmad, ka SPAC-id, aga siin graafikul on välja toodud ainult sellised nagu operatsioonilised firmad ehk sellised konkreetsed firmad ei ole nagu SPAC-e, ei ole erinevaid muid asju seal. et siis siin on pilt natukene teistsugune, me näeme, et see aasta siin peaks tulema ka siis rekord 200 miljardit IPO-dega ja palju rohkem kui 2021 ja palju rohkem kui 2000, kui oli ka selline nagu IPO-de bumm tegelikult. aga meil on olnud inflatsioon vahepeal selle ajaga ja siin võib-olla õigemini on vaadata sellist nagu IPO turu protsendiga turu kapitalisatsioonist, kogu siis Ameerika aktsiaturu kapitalisatsioonist ja kui me vaatame niimoodi, siis tegelikult praegused suured IPO-d tegelikult isegi nats madalamal tasemel kui 99, 2000 IPO-d olid võrreldes siis kogu turuga mahuliselt. et ma selle pilguga pole kunagi varem vaadanud ja see on tegelikult annab huvitava perspektiivi, et siis, et selline nagu raha tõstmine tegelikult 2090, 2000 oli siis tegelikult palju tugevam kui hetkel, et toona oli ka palju rohkem firmasid, mis tegid IPO-d, hetkel meil siin praktiliselt kolm firmat kogu selle suure IPO mahu eest vastutavad. Okei, lähme järgmise teema juurde. ja järgmine teema meil on siis pooljuhtide sektor, et veel korra räägime siis kõige kuumast sektorist, mis hetkel meil turul on. ja siin on paar graafikut, üks näitab meil sellest nagu pooljuhtide sektori üle maailma.
nii-öelda MSCI, see on nagu indeks maailma aktsiad pooljuhtide sektorist. Ja siin me näeme, kuidas on muutunud siis turukapitalisatsioon, see on nagu paks joon, kuidas on muutunud kasum ja kuidas on muutunud müük. Me näeme tegelikult, et müük pole nii palju kasvanud, mis on kiiremini kasvanud kui müük, on kasum. Ehk näitabki meil seda ja Mikroni tulemustes me ka täna sellest räägime, et pooljuhtide sektorite aktsiate hinnatõus on hetkel väga palju tugineb selle nagu kasumi kasvule, kuigi me näeme, et see on kasvanud isegi kiiremini kui kasum. kui me näeme, et siin käibe kasvas alates 2008, mis on turukapitalisatsioon protsendina turukapitalisatsioonist, siis hetkel käibe on kuskil siin 3%, kasum on kuskil 6%, aga turukapitalisatsioon on 14%. ehk põhimõtteliselt näitab meile, et selline nagu turukapitalisatsioon kasvanud palju kiiremini kui käibe ja ka kasum, mis on kasvanud oma poolt siis kiiremini kui käibe, ehk põhimõtteliselt tänu sellisele nagu hinna tõstmisele hetkel suurem kasum on tekkinud. ja kui vaadata, siis mis on selline nagu pooljuhtide sektori price to sales ratio nii-öelda pooljuhtide sektoris, siis me näeme, et see on ka tõusnud tänu sellele siin rekordkõrgele umbes 6, et tavaliselt see on kuskil siin 2 taseme juures, et siin hakkas natukene tõusma ja nüüd kasvas 6 juurde, et näitab seda põhimõtteliselt, et aktsia hind kasvab kiiremini kui müük tegelikult ja selline price to sales ratio tõuseb. kui me võtame võrdluseks siin Magnificent Seven aktsiad ja siin on natukene modifitseeritud, et Tesla asendatud Broadcomiga, siin me näeme, et siin on natukene ühtlasem pilt, et siin käibe kasum natukene kiiremini kui käibe ka kasvab, et selle nagu kasumlikkus paraneb ja siis turukapitalisatsioon turukapitalisatsioon moodustab 35%, kasumid moodustavad kuskil siin 25% umbes. et no siin nii suurt vahet võib-olla ei ole, aga ka me näeme, et natukene turukapitalisatsioon tõuseb natuke kiiremini. ja kui me vaatame nende price to sales, siis siin on see suht stabiilne siin 2,8 3 juures ja siis pooljuhtide sektoris me näeme, et see on 2 korda suurem hetkel. et näitab meil põhimõtteliselt selline nagu lihtne võrdlus, kuidas on kasvanud kasumid, käibed ja aktsiahinnad, annab meil sellist nagu esimest vihjet, et hetkel tundub, et selles sektoris väike selline ülekuumenemine juba käib, et aktsiahinnad on tõusnud kiiremini kui reaalsed fundamentaalid. ja me näeme, et selline nagu pooljuhtide sektori osakaal S&P 500 indeksis on ka tõusnud siin rekordkõrgele, isegi siin dotcomi mulje ajal. see on ka siin tõusnud, aga oli 8% juures, nüüd on tõusnud veelgi rohkem, juba peaaegu 20%, 18,8. ja pooljuhtide sektori selline nagu ETF, SOX, siin on selline nagu rolling ehk selline nagu viimase 14 kuu tootlus. ja me näeme, et siin see on tõusnud 233,3% tipus 99 2000, see oli ka tõusnud 233%. ja siis tuli selline nagu langus peale seda, et näitab ka seda, et põhimõtteliselt aktsiad, pooljuhtide sektori aktsiad rallisid viimase 14 kuuga väga tugevalt, vaadates ka sellist nagu ajaloolist perspektiivi, et viimati nii tugevalt nad rallisid siis dotcomi mulje ajal. ja muidugi need aktsiad on siin 2 aastat tõusmas, aga suurem huvi retail investoritel millal tekkinud on just siin viimastel kuudel tegelikult, et kui me vaatame siin pooljuhtide sektori ETF-idesse raha sissevool retaili poolt, et me näeme, et noh, siin varem mingi raha voolas ja siin just selle aasta aprillist kõige suurem sisevool tuli, aga tundub, et seal suurem osa rallist on juba toimunud nendes aktsiatest ja nad on valmis juba tipu tegema ja siis just sel hetkel siin retail avastabki need aktsiad ja hakkab neis väga palju raha panema.
mis viitab meile, et seal võib olla juba tõus läbi, samas üks selline nagu huvitav indikaator, mis näitab meile sedasama SOX ETF-i. Palju olnud selliseid nagu päevi, kui ta on tõusnud 5 ja rohkem protsendi päevas. Et hetkel meil oli viimase 60 päevaga juba 9 sellist nagu päeva, kus hind on liikunud seal nagu pluss, vähemalt +5% ehk näitab sellist nagu suurt volatiilsust. Ja tavaliselt, kui me vaatame seda, millal veel nii suur volatiilsus oli, see oli meil siin 2009, aga siin oli turg põhjas taastumas. Ja siin see oli siis, kui meil oli peamine tipp Tecmuli turul 2000. Et noh, mis olukord hetkel rohkem sobib, kas me oleme siin põhjas taastumas või me oleme kuskil tipu juures, et pigem sinna rohkem sobib see periood. Et me näeme, et selline nagu kõrge volatiilsus tavaliselt on, kui me hakkame juba tipus olema või kui me hakkame põhjust taastama, et hetkel jah, tundub, et see ka vihjab selle, et me hakkame siin juba mingi tippu ehitama. Ja järgmine graafik näitab meile, mis probleemid võib-olla juba hakkavad tekkima selle nagu tehisintellekti või mitte tehisintellekti tõttu hetkel, vaid andmekeskuste ehitamise tõttu. Et ja suurest nagu kiibivajadusest me näeme, et mis pooljuhtide sektorist kõige rohkem on tõusnud ja siin esikohal meil on memory ehk sellist nagu mäluaktsiad. Teisel kohal on optical networking ehk põhimõtteliselt erinevad sellised nagu kaablid, ühendused. Aga esikohal meil on siin mälu, et mälu tõusnud kõige rohkem, et siin just oli eile uudis, et Apple nüüd ka hakkab iPhone'i hinnad tõstma seetõttu, et neil on nüüd see mälu hind ehk põhimõtteliselt komponentide hinnad lähevad kallimaks, me nägime PPI-s elektroonikakomponendid lähevad kallimaks ja siin näiteks välja toodud selline nagu mälukiip, mis on Apple'is olemas mälu ja siis selline nagu salvestus, et nende mõlemate hinnad läksid siin kallimaks, et mälu eriti $40 oli ja nüüd on $145. Storage 1351 ka mitmekordne selline nagu tõus on olnud. Ja muidugi näiteks siin Nvidia uus nende kiip või selline nagu platvorm, mis hakkab maksma 7,8 miljonit, et mitte igaüks saab seda endale lubada ka. Et kui me vaatame, mis sellest nagu rääkis, läks kallimaks, siis siin me näeme ka kõige suurema tõusuga 435% on hind tõusnud just siin mälukiibidele, et 373 000 oli nüüd 2 miljonit. 7,8 miljonit kogu rack maksab, 2 miljonit sellest on mälu ja GPU ise on siin 4 miljonit, et pool sellest nagu on mälu. varem ta oli palju väiksem osakaal CPU-st ja GPU-st. ehk tegelikult me näeme, et Nvidia tooted muutuvad kallimaks väga palju ka tänu sellele nagu just mäluhinna tõusule. Kas küsimus, kas mälu hind jääb alati kõrgeks või mingi hetk see läheb väiksemaks, noh, me eelmises saates juba rääkisime, et see on meil selline nagu tsükliline sektor, et seal alati hakkavad tekkima sellist nagu nõudluse tsüklit, et kord ostetakse rohkem, siis üle toodetakse, ehitatakse uued tehased, selline nagu pakkumise probleem kaob, hinnad normaliseeruvad ja siin turul me põhimõtteliselt näeme ka sarnast olukorda juba, et siin on välja toodud sellist nagu NAND tüüpi mälu, kuidas see on hetkel meil siis maailmas peamised valmistajad, me näeme, et siin ongi need kõik mälutootjad ja võitjad, Samsung, SK Hynix, Micron, Kioxia, SanDisk. ja nüüd on siin uus mängija olemas ka
üks Hiina YMTC Hiina tehas. ja mis on nagu, kui hiinlased hakkavad midagi tegema, siis nad tavaliselt teevad, suudavad kiiresti tehased üles panna ja saavad madalamate hindadega müüa ka kui teised. Ja siin me juba näeme, et siin esimeses kvartalis 2025 siin Samsungi turuosa näiteks oli 31% ja selle YMTC turuosa oli 8% ja me näeme, kuidas siin iga kvartaliga 9, 10, 11 ja nüüd nende turuosa juba 13%. Ja kellel turuosa vähenes, näiteks Kioxia vähenes natukene, või see on Micron, 15 oli, nüüd on 13, Kioxia 17, 14, SanDiski enam-vähem sama, SQ Unix enam-vähem sama ja Samsungil natukene vähenes. aga jah, kui selline nagu tendents jätkub, ilmselt siin me saamegi rohkem sellist nagu pakkumist ka Hiinast tegelikult, mis võib ka sellist nagu hinnasurvet natukene leevendada, noh, lisaks needsamad Micronis ja Unix saavad hetkel suured kasumid ja suunavad raha ka tehaste ehitamistele, et nad ei lase ka hiinlastel ainult ehitada ja kogu seda turu endale võtta, et nad peavad ka laenama, aga see kõik siis näitab pikas perspektiivis ikkagi mälu hind peaks nagu normaliseerima. Siin graafik, paar graafikut näitavadki meile põhimõtteliselt, kes kulutab raha ja kes teenib, et põhimõtteliselt siin on palju on muutunud käibed nendel firmadel, kes pakuvad sellist nagu peamist või mängivad peamist rolli selles tehisintellekti infrastruktuuri ülesehitamises põhimõtteliselt, noh, kes tarnivad kõik need komponendid andmekeskuste ehitamiseks. et siin on utilities, see on, noh, see on kõige väiksem osa siin, see on siis elekter, vesi, kõik need asjad. Siis semiconductors, poolühtide sektor, et siin me näeme kõige suurem selline nagu kasv, et kõik poolühtide sektori aktsiad hetkel palju rallivad cloud providers, need on siis hyperscalerid. Ja siin rohelisega on Azar välja toodud siin, kusjuures memory, server, networking, põhimõtteliselt ka sellised nagu asjad, see on kõik prognoosid, et põhimõtteliselt nende käibed hakkavad tõusma, aga hetkel jah, me näeme, et siis need teenivad seda raha, poolühtide sektori aktsiad kõige rohkem põhimõtteliselt siis. ja kust raha tuleb? noh, siin me näeme, et siis Magnificent Seven aktsiad, hyperscalerid kogu oma rahavoogu suunavad siis andmekeskuste ehitamistele ja tegelikult hakkavad juba raha ka laenama. ja mitte ainult nemad, et siin me näeme sellist nagu pilti, mis näitab meile globaalselt, kui palju kapitali on tõstetud tehisintellekti arendamiseks üldse. et no sealt ühelt poolt tehisintellekti arendamiseks on investeeringud nende OpenAI-se, ütleme, Anthropicuse, nendesse firmadesse, mis arendavad tehisintellekti, aga teiselt poolt neil on vaja seda infrastruktuuri, andmekeskused, et see nagu ristvaraline pool, seal on tarkvaraline poolt ja ristvaraline poolt. põhimõtteliselt see kogu raha läheb nende mõlematesse. ja me näeme, et siin on erinevad komponendid, et siin on mingi erafinantseerimised, sinised tulbad, siis on hyperscalerite CapEx, siis big tech võlgnevused, ehk põhimõtteliselt räägime sellest ka, et hakatakse juba ka raha kaasama, et enda rahavoogusid enam ei piisa. ja siis siin on mingisugused riigi poolsed investeeringud ka, et me näeme siis eelmine aasta jõudsalt on tõstnud ja see aasta on juba põhimõtteliselt siin pool aastat, isegi vähem, oleme juba rohkem kui pool eelmise aasta kulutust teinud, et kui niimoodi läheb, siis 1,2 triljonit siin tuleb. ja siin graafik näitabki meile, et miks hyperscalerid peavad raha laenama tegelikult, et siin graafik näitab palju CapEx moodustab protsentuaalselt nende cash flow'st, et cash flow from operations ehk põhimõtteliselt operatsioonidest rahavoog, et kui palju siis sellest rahavoost läheb CapEx'i.
investeeringutesse. ja me näeme, et hetkel hyperskaaleritel see on olnud kuskil siin 30% juures, hakkas kasvama, hetkel see on juba siin kuskil 60% juures ja selle aasta lõpuks peaks jõudma 98%-ni. põhimõtteliselt kõik raha, mis nad teenivad operatsioonilisest tegevusest, läheb kohe investeeringutesse. Ja kuna investeerida plaanitakse veelgi rohkem, siis kuskilt peaks veel raha võtma. Et sellest ka järgmistel slaididel hakkame räägima. Et põhimõtteliselt sama pilt oli, kui me vaatame siin S&P 500, see nii-öelda nagu telekom sektor, mis oli meil buumis kõige rohkem, siis Tecmuli ajal, see helesinine on, siin me näeme, et neil oli ka cash flow, CapEx võrreldes cash flow'iga, siin ka läks 100%-st isegi kõrgemale, et kulutasid ka kõik raha, mis nad teenisid, pluss võtsid võlga, et tundus, et see teema areneb alati, aga siis tuli selline nagu mulje lõhkemine, et hetkel ka tundub, mis on nagu selline murekoht kogu selle nagu tehisintellekti infrastruktuuri ülesehitamisega, et justkui arvestatakse, et raha kunagi ei saa otsa, et justkui alati ostetakse kõrgemate hindadega mälud, alati neid on vaja suures koguses osta, et andmekeskuseid ehitatakse nii, nagu oli plaanipäraselt, sellest me ka rääkisime ja hetkel on juba rohkem uudiseid ka selle kohta, et inimesed hakkavad protestima andmekeskuste ehitamise vastu ja nii edasi, et kui sa planeerisid midagi ehitada, kas sa seda päriselt ehitad või mitte, pole kindel selleks ajaks, aga võib-olla kiibid sa juba ostsid ja siis nad kuskil sul laos piletides seisavad, kiibid, aga nende probleem on see, et nad ei ole näiteks nafta, et sa ei saa seda 10 aastat hoida ja siis pärast müüa sama hinnaga, et nad põhimõtteliselt siis vananevad. et see on ka probleem, et kui sa kiibid saad, aga andmekeskust füüsiliselt ei saa ehitada, kuhu need kiibid panna, siis see ka võiks tekitada sult probleemi. et jah, ja siin graafik näitab meil palju free cash flow hyperskaaleritel on suurenenud või vähenenud, et –40% võrreldes eelmise aastaga. samas kasum on kasvanud ehk põhimõtteliselt näitab meil seda, kuidas seda CapExi arvestatakse raamatupidamislikult. põhimõtteliselt sa kulutad 1 miljardi, see ei tähenda, et sul kohe miljardi võrra kasum väheneb, sa hakkad seda miljardi siis üle, ütleme 5 aasta võtma kuludesse väikse osadega 200 miljonit see aasta, 200 miljonit järgmine aasta ja põhimõtteliselt sul hakkavad kasumid natukene vähenema järgmistel aastatel, mitte nagu korraga kohe, vaid hakkama niimoodi nagu amortiseerima. ja see tegelikult võib olla ka probleem. miks? kohe sellest ka räägime, aga kõigepealt vaatame veel sellist nagu võlakirjade teemat, et siin me näeme, esimene graafik näitab meile üle maailma big tech ai firmad, palju nad on siis võlakirjadega raha kaasanud ja me näeme, et just hetkel suur selline nagu raha nõudlus on tekkinud, et isegi Nvidia hakkas miskipärast ai infrastruktuuri jaoks võlakirjad välja andma. ja mis on siin huvitav, me näeme siin Amazon, Alphabet, Meta, Oracle, kõik tõstavad raha, siin on eri valuutades. me näeme, et dollarites isegi ei saa kõik raha, nad hakkavad üle maailma raha tõstma, et siin eurodes, Kanada dollarites, siis siin Šveitsi frankides isegi Inglismaa naelades ja isegi Jaapani jeenides Alphabet on raha tõstnud. et põhimõtteliselt üle maailma korjatakse raha enda CapExi finantseerimiseks. et siin me näeme ka sellised nagu need on investeerimistasemel võlakirjad veel nendel suurtel firmadel, aga on olema, tõstetakse ka sellist nagu high yield, et nii-öelda ka rämpsvõlakirjadega andmekeskuste ehitamiseks raha, et me näeme, et siin see aasta aprillis oli ka 19 miljardit tõstetud sellega, et see aasta ka põhimõtteliselt siis laenatakse raha andmekeskuste ehitamiseks nii suurtele firmadele, hea krediidireitingutele kui ka sellistele nagu natukene kahtlastele ka. ja mis on veelgi huvitav, et millega need võlakirjad tagatakse, et aina rohkem tekib selliseid nagu kiipidega tagatud võlakirju. aga jah, see on ka selline nagu ohtlik moment,
kuna ma mainisin, et jah, kiibid vananevad, et 10 aasta pärast see näiteks siin Nvidia G100, 10 aasta pärast ta võib-olla ei ole nii võimas protsessor enam nagu hetkel ta on. Ja nii, sa ei saa seda kindlasti müüa selle hinnaga, mis ta hetkel on, et põhimõtteliselt selline nagu tagatis nendel võlakirjadel hakkab kogu aeg vähenema ja põhimõtteliselt need, kes laenavad nende võlakirjadega raha alguses, neil on hea selline nagu katte seal võlakirjadele tagatis, aga pärast see hakkab põhimõtteliselt halvemaks minema. Ja kui sulle võlakirjadega intressi või võlakirjadega raha tagasi ei saa, siis sulle antakse mingid vananenud kiibid tagasi. Et see on üldse huvitav, kuidas selline nagu kiibidega tagatud võlakirjad hakkavad toime tulema. Ja siin jah, on välja toodud mõned sellised nagu finantseerimised, mis meil on. CoreWave'il näiteks on olnud, Nvidia G100 olid siis tagatiseks, siis veel CoreWave'il, Lambda Labs, Curso Energy, et mingid erinevad firmad tõstetakse päris palju siin 7,5 miljardit, 2 miljardit, 500 miljonit ja nii edasi. Ja lisaks muidugi nende võlakirjadele väljastatakse ka aktsiad muidugi, et sellest me ka rohkem rääkisime eelmistes saadetes ka, et nüüd siin ametlikult saime ka kinnituse nüüd, et aktsiad põhimõtteliselt pakkumine muutus positiivsemaks ja kui see on muutunud positiivsemaks varem, see oli meil mingi kriis, et see oli siin 2008, siis 2021, siis meil oli 2022 karuturg, siin oli 2009, 2008, 2009 ülemaailmne finantskriis ja nüüd põhimõtteliselt ka meil on selline nagu ohtlik olukord turul on tekkinud. Ja siin on veel üks huvitav graafik, mis näitab meile sellist huvitava korrelatsiooni, mis on siin ajaloos olnud, et tavaliselt kui Berkshire Hathaway, Warren Buffetti investeerimisfirma on palju raha tõstnud, ehk siin on sinine joon, näitab siis vasakpoolne skaala, palju neil on vaba raha võrreldes kogu varadega, et hetkel siis kuskil siin 30%. Me teame, et Warren Buffetti Berkshire Hathaway'l on palju raha, nad hetkel ei investeeri seda, aga tavaliselt jah, kui nende vaba raha osakaal kasvanud, siin viimane kord oli, siis see must joon on läinud järgi ja must joon näitabki meil sellist nagu palju aktsiaid väljastatakse, palju pakkumist turul, siis hinnad lähevad madalamale. Et siin see Buffetti joon on lükatud 2 aastat edasi, põhimõtteliselt see viitab hetkele seda, et kui see korrelatsioon säilib, siis tegelikult aktsiate pakkumiste arv turul peaks suurenema veelgi ja see ilmselt siin ei tähenda midagi head turu jaoks. Muidugi hetkel näeks tulevikupilt roosilisena, võib-olla niimoodi see tuleb, et siin me näeme see prognoos, et CapEx, Microsoft, Amazon, Google, Oracle, et nii palju kulutavad, muidugi free cash flow kõigepealt esimesed aastad siin natukene läheb miinusesse, aga ennustatakse, et kõik need kulutused siis lõpuks toovad suure kasumi meile, siis me näeme, et see free cash flow peaks siin mega kiiresti taastuma ja põhimõtteliselt selline nagu ülekiire kasv peaks tulema, et see on ainult ajutine, mis hetkel siin toimub. aga noh, me teame, analüütikute prognoosid, et need on alati väga optimistlikud, kas see päriselt nii juhtub, võib-olla siin varem hakatakse nähakse, et pole vaja nii palju kulutada, ei jõua võib-olla nii palju kulutada ja siis võib-olla tulu ei tule ka nii kiiresti tagasi, et siin veel palju, mis võib juhtuda. kui me vaatame hetkel ka, et kas juba nendest investeeringutest kuidagi selle tehisintellektiga hakatakse rohkem raha teenima või mitte, et alguses küll räägiti, et no nüüd tehisintellekt asendab kõik meil seal nagu töötajad enam põhimõtteliselt ei ole vaja, tehisintellekt hakkab kõik tegema, aga see on alati kõige uute tehnoloogiatega
niimoodi nagu üle võimendatakse, mida see tehnoloogia saab teha ja sellega meil mullid tekivadki, et noh, me juba rääkisime, et siin üks graafik, ma näitasin seda ka ühes eelmises saates, et kui palju reaalselt sellest nagu kulutatud $1 tokenist, palju reaalset kasu on, et hetkel on siis kuskil hinnanguliselt umbes 18 senti. Eks see põhimõtteliselt need kulutused, mis nad teevad andmekeskuste ehitamistele oodatakse, et see raha kõik tuleb tagasi, et seda teenida, sa pead siis lõpptarbijatelt seda raha küsima. Me näeme, et lõpptarbijate seis hetkel ei ole kõige parem. Kuidas siis nende tulud saavad väga kiiresti tõusma, ma mõtlen nende Microsofti, Amazonide tulud, et nad ju peaks lõpptarbijatelt seda ka kätte saama. Ja noh, nende suurte firmade seas ka tegelikult juba hakkab vaikselt sellise nagu ai majanduse kohta küsimused tekkima, et tehisintellekt vaieldamatu on väga hea tehnoloogia, et mul ei ole midagi selle vastu, et mis me siin üritame aru saada investorina, kas sellega firmad saavad raha teenida ja meie saame raha teenida, investeerides nende firmadesse, mis raha teenivad. Ja kui me näeme, et jah, tehnoloogia on hea, aga kui sellesse pannakse nii palju raha, et sellest ei ole võimalik enam tagasi teenida, et seal teenitakse kahjumit, siis sinna projekti ma võib-olla ei investeeriks investorina, jah, selle pilguga tulebki kogu minu analüüs ilmselt nagu siin vaadata, et tehisintellekt kindlasti väga hea, mul selle vastu midagi ei ole ja see tuleb veelgi paremaks, aga küsimus on selles, kas jah, need kulud tasuvad ära ja hetkel jah, me näeme, et põhimõtteliselt kasutajad ei saa päris seda, mis lubatakse. tehisintellekt, nagu tuli välja, ei ole tasuta, et siin väga paljud firmad, Uber näiteks, pani limiidid, kui palju raha võib kulutada tehisintellektile. Amazon seal vähendas oma mingi programmi, mis näitas, et leaderboard, kes töötajatest rohkem kasutab. et põhimõtteliselt seal muidugi töötajad hakkasid kasutama lihtsalt kasutamise pärast, mitte seetõttu, et see kuidagi paremaks nende tööd teeks, et noh, mis meetrikut see töötajale paneb, ta alati leiab võimaluse optimeerida ja seda, et seda meetrikut nagu täita, mitte alati niimoodi, nagu sa seda mõtlesid. Microsoft seal loobus näiteks cloud'i litsentsidest ja nii edasi. Ja me näeme, et siin ka näiteks üks hea näide, et iPhone'i, iOS-i jaoks tehtud äpid ja palju neid kasutatakse, et siin me näeme, ai ilmus äppe on lihtne teha ja siin äppide reliisid hakkasid tõusma, et rohkem äppi kõik hakkasid tegema, aga kas neid hakati ka rohkem kasutama? Me näeme äppide arv, mis vähemgi oluliselt kasutatakse, et nende arv isegi hakkas siin nagu vähenema. Jah, kui vaadata enda telefoni, ilmselt teil on ka mingid peamised äpid seal, mida te kasutate ja ei hakka panema iga uut äppi, mis välja tuleb. Eriti kui see on nagu tehisintellektiga, mingi programmiga, vibe coderi poolt kellelgi nagu välja toodetud, et jah, see näitab seda, et põhimõtteliselt tööriist on ilmunud, sellega näiteks programmeerijad saavad kiiremini rohkem äppe teha, aga kas seda on kõik vaja, kas tarbijad vajavadki nii palju äppe erinevaid, kas nad hakkavad neid kasutama? Vot selles on küsimus ja see minu meelest näitabki hästi seda, mis hetkel toimumas, et hetkel ka investeeritakse palju raha, nii-öelda ehitatakse need äpid, aga kas kasutajad hakkavadki neid kõik kasutama? Vot see on nagu investori peamine küsimus hetkel tegelikult. Ja muidugi tehisintellekti, nagu me rääkisime, et selgus, et mõnikord see maksab väga palju, aga neid firmasid, mis arendavad tehisintellekti, neid on päris palju ja tegelikult me näeme, et need hinnad siin erinevadki väga palju, et kõige sellised nagu arenenud mudelid, Claude'i ja OpenAI omad on tavaliselt siin kõige kallimad ja siin DeepSeek näiteks on üks odavamatest hinnamudelid. Muidugi võib öelda, et need on kõige võimsamad mudelid. Siin on hea graafik, mis näitab meile, palju on see hind ja nii-öelda nagu mudeli võimsus on omavahel seotud. Ja siin me näeme, jah, muidugi siin Claude, GPT 5,5, Claude Fable 5, et need on kõige sellised nagu intelligentsemad nii-öelda, aga nende hind on siin $2-3. Ja siin on selline logaritmiline skaala, et siin me näeme 0,6, 0,7, et siin on nagu sentidega alla dollari.
Ja siin me näeme üks hinnamudel hiljuti, GLM 5,2, et hakkas väga kiiresti ka arenema, maksab palju vähem kui Claude Fable, aga pakub juba väga head sellist nagu intelligentsust. Et põhimõtteliselt kasutajad võivad näha ka seda, et okei, mul tegelikult piisab sellest mudelist ja ma saan seda palju odavamini, et enda task'id ära teha, kui ma peaks selle kõige kallima mudeli kasutama mingi lihtsa task'i tegemiseks. et põhimõtteliselt kasutajad hakkavad ka seal oma kulud kuidagi optimiseerima ja lõpuks ilmselt jäävadki kõige sellist nagu edasiarenenud mudelid kõige nagu raskemate ülesannete lahendamiseks, kõik ei kasuta seda ja suurem osa erinevatest nagu automatiseerimisest taskidest saab teha ka väga odavate sellist tehisintellekti mudelitega. et see ka tegelikult siis paneb küsimuse alla, et kuidas see meil kogu tech mul hetkel üles ehitatud, et kõik loodavad, et meil on siin ai Anthropic või OpenAI ootavad põhimõtteliselt, et siin inimesed toovad raha neile, nemad siis omal pool investeerivad hetkel andmekeskustesse, siin andmekeskused tekivad ja nemad siis ostavad seal mälud, muud kiibid ja nii edasi. ehk põhimõtteliselt hetkel need arendavad oma toodet, need suures kahjumis andmekeskused siin ehitatakse, kaasatakse raha juurde, siis ainukesed, kes võidavad hetkel, on need komponendide tootjad, nad hetkel ei pea midagi laenama, nendele raha voolab hetkel siit igalt poolt, aga lõpuks lõplik kogu see nagu pidu peaks olema nagu makstud tarbija poolt ikkagi, tema poolt peaks kogu raha tulema. ja kui me näeme, et meil hakkab juba pidurdama see koht, esimene koht, et me näeme, et siin äkki tekivad sellised nagu mudelid, et kasutaja vaatab, ma ei hakka siin cloud'i eest mingit suurt summat maksma, maksan mingi Hiina mudeli eest väikse summa. ja põhimõtteliselt see siis ei saa oma võlad maksta, see ei saa andmekeskuste rendi eest maksta. ja kogu selline nagu rahavool siin võib üsna kiiresti nagu lõppeda. muidugi see ei tähenda lõpp nagu tehisintellekti nagu tehnoloogiaga, aga see tähendab lõpp nagu ebaefektiivsusele, mis võib-olla on sellisel nagu rahavoomudelil siin selles valdkonnas on nagu tekkinud. Ja muidugi ei tasu unustada, et põhimõtteliselt sellised nagu kõrge CapEx hetkel, see tähendab seda, nagu ma mainisin, et tulevikus sellest tuleb oluline depreciation ehk selline amortisatsioon ehk põhimõtteliselt hetkel kulutad 1 miljardi CapExiks ja siis hakkad 5 aastaga seda amortiseerima, et 5 aastaga võtad kulutusse 5 väikest osa sellest, ehk põhimõtteliselt see kogu summa sul kohe seda nagu aasta kasumit ei mõjuta, et hakkab järgmiste aastate kasumit mõjutab. aga kuna hetkel see CapEx meil kogu aeg kasvab iga aastaga, siis mis hakkavad olema need kulutused? me näeme depreciation expense. Microsoft, Oracle, Meta, Google, et see hakkab neil iga aasta siin kasvama, et põhimõtteliselt nad